kui siiamaani oli nagu suured, kontseptuaalselt suured elektrijaamad, soojuselektrijaamad olid selle Eesti Energia aluseks või Eesti energeetilise sõltumise aluseks, nüüd peaks muutuma ikkagi aja tootmiseks, igaüks on oma õnne sepp, igaüks ehitab endale elektrijaama, piltlikult öeldes, ja saab sealt soojust elektrit ja elab õnnelikult, kuni nagu see muinasjutt on, kui nad ei ole veel surnud, siis elavad nad veel edasi, eks ole. Nii et selles mõttes on see kontseptuaalne muutus. Ja mis selle ajatootmise eelis on ka see, et julgeoleku mõistes on ta ju hea, eks ole. Oletame, kuskil juhtub midagi. Mingi tuul repis katuse ära selle alale jääval Võrus, eks ole. Aga kohe kõrvalt oleks saanud ju juurde, eks ole. Nii et ta ajutab kogu selle tarbimise ja tootmise ja mingisuguse katastroofi puhul on see kõik palju lihtsamini allatab. Kui saab see Auvere pihta, on kõik, kui Iru siin, eks ole, Tallinna, see ongi lõppenud kõik. Ja igasugused energiakavades ongi see kõik ju sees, ega me siin midagi väga ei leiuta, pigem on see aktsent vaja ümber tõsta. Selge, et mingisugune hinnatõus saab olema. Aga nüüd see kompenseeritakse nüüd selle energia efektiivsema kasutuse. Kui me räägime kas või transpordist, kui võime sellest veel rääkida, siis elektriauto kasutegur on 90%, aga bensiinimootor oli 25%. Nii et me viime sinna ju sellise kütuse, kas on elektri või vesinik, mille kasutamine on palju efektiivsem. Ta on küll hind on kallim, aga lõpptarbimine on sul ju tähtis. Palju sa 100 kilomeetrit ikka maksad siis, eks ole, see sõitmine. Nii on ka majapidamises. Praegu on meil tuleb ju elektri hinnal otsa veel ju, mis asjad veel? Võrgutasu, roheline tasu, aktsiisid, ma ei tea, mis asjad. Aga kui sa ise toodad, siis ei tule ükski sinna otsa. Ja kui see ka elektri hind on kõrgem, kui ütleme ka Auvere jaamas, siis sinu kodus on ta võib-olla isegi odavam. Miks selle Eestile see börs, elektribörs tegelikult ei sobi? Kui meil on tuulevaikus, on ka Soomest tuulevaikus. Kui meil ei paista päike, on ka Soomest ei paista päike. Oota, kuidas me saame omavahelise elektrit vahetada? Ei saa. Me võime olla suuremas börsis kuskil, eks ole, Portugaliga. Aga ma kardan, et see ei ole õige tee. Nii et me ei saa selle peale loota, eks ole. Ja siin kriisis olukord on näitanud, et naabrid, kui igal ühel on ikka oma särk on kõige lähemal. Ja teiseks muidugi nende tuuleparkide päiksepaneelide puhul asja lahendab see, et siin rääkisime hinnast, eks ole. Nendele tulebki panna Ameerikas, nii on kohustus sinna kõrvale ehitada ka siis salvestus ja ladustamisüksus. Aga vaadake, pange see salvestamine ja ladustamine kõrvale, siis see hind ei ole, on juba selline, et ja nüüd tulebki mängu see CO2, millega tahetakse siis malakaga virutada põlevkivi elektrile, et nüüd te saate selle eest, et teil on nii madal hind. Ja koostootmisjaamades on energia salvestamine selles mõttes lihtsam, et kui me võtame selle biomassi, puidu või kanepi, eks ole, massi, siis see on ka ju salvestatud. See on laoplatsi vaja lihtsalt. Ja nüüd ainuke küsimus tõesti nendes väikestes koostootmisjaamades on see, et mis selle soojusega teha. Elektri me kasutame ära, eks ole. Paneme siis selle katla tööle, kui elektrit on vaja, eks ole. Nii, aga soojust jääb üle. Ja Hollandis on kõik see ka läbi mõeldud. Nende koostootmisjaamade lähedal ehitatakse katmikalad, kasvuhooned. Et juurvilja, puuvilla kasvatada. Kui me mängime seda mängu, siis me peame tõesti selle põlevkivi järk-järgult, nagu ma ütlesin, põletamine. Seal on põlevkivis on üks halb sõna, põlekivi. Selle asemel ma kirjutasin keemiline kivi. Keemiat on vaja teha. Nii et me vajame kuskil 25-30 teravatt-tundi, eks ole, kuna me säästame näiteks selle sama vesiniku või elektri kasutamise, kui see õnnestub transpordis, siis tõesti ta vähendab seda energiahulka, mis praegu nagu sinna kulutatakse poole võrra. Efektiivsem on ta lihtsalt. Nii et meil pole vaja, kui me need hooned ka suudame piisavalt soojustada, paremini kasutada seal igasugused soojuspumpasid ja tagastuvad soojust ja nii edasi, eks ole, mis kõik tõstab muidugi investeeringutena, kus see raha tuleb, see on väga keeruline. Nende elamute soojustamine alla Lasnamäe ja kõik see riiklikud programmid, see on jälle mingi poolsotsialistlik värk, aga teisiti vist ei saa. Siis praeguste tempode juures see 2050 on 20% majadest ainult ju tehtud, aga ülejäänud 80%. Mis nendega saab siis, eks ole? Nii et see tee, praegu ei ole kamandatudki seda muutust, eks ole. Majade planeeritud eluiga oli 40 aastat. Jah, tegelikult ma olen ka seda kogu aeg rääkinud, lõpetage siin renoveerimine, need tuleb maha võtta ja uued hakata ehitama. Et tõesti, see on ajatootmine, koostootmisjaamad, biokütus. Ei, kõik on esindatud, päike, tuul, bio, kõik on, ei pane neid munasid ühte korvi. Ka tuumajaam, eks ole, ka põlevkivi. Hästi mitmekesine. Jah, praegu me siin natuke spekuleerime, elame mingisuguses unelmate maailmas, kuidas selleni jõuda, eks ole.
See on vaja nüüd poliitikutel, noh, selles mõttes ka läbi mõelda koos siis tõesti need inimeste, kes on võimelised või kes tahavad seda asja nagu muuta. Noh, siit see loogika on, et viime selle hinna ülesse, siis tekib see šokk ja kõik on nõus hakkama siin investeerima. Maaülikool on teinud kõik korrektsed uuringud. Kiu Kanep annab 400 000 hektarit, annab meile sisuliselt 15-16 teravatt-tundi energiat. Ja kusjuures ta ei kurna seda maad, just on rõhutud seda, ta on palju parem kui mets, seob CO2, no mida meil on vaja, annab talle hapniku juurde, et selle põllumajandus on võimalik seda maad järgmine kasutada odra kasvatamisega. Selge, et avab nüüd jälle uued horisondid, noh, sordiaretatel jumal teab kellele. Ja meie regionaalpoliitiliselt on ju sega vahva, kui need inimesed, kes on nõus selle äriga tegelema, lähevad rohkem maale võib-olla, eks ole. No neil tekib kindel turg, nostame selle biomassi ära. Nii et ja see tuuleparkide, siin on teatud lobigrupid, kuni peaministrini välja, eks ole praegu. See on kõik jälle üks suur pettus selles plaanis, et see hind ei tule odavam, kui me ei tee sinna juurde mitte midagi, selles mõttes selle salvestuse või vesiniku hoidmise mõttes, eks ole. Pange see sõbrad ka sinna juurde. Siis te näete, et see ei ole sugugi odavam, eks ole. Aga kuna meil on kohati seda tuult piisavalt, miks mitte seda teha, eks ole, ta võib olla. Aga sellega me ei lahenda kogu Eesti probleemi.